А здесь есть парковка? Oi, ma ei oska vene keelt. Nope. Nagu te näete, suvi kätte jõudnud, meil on väljas 20 kraadi, on ilus esmaspäev, 1. juuni. Millest ma seekord tahaksin rääkida, oleks siis erinevatest klienditüüpidest. Ma vaatasin täna enda telefoni kõneregistrit, mul on 14 kõne olnud ja nendest circa 8-9 algasid siis добрый день, хотим посмотреть эту квартиру ja nii edasi. Ehk siis üsna suures osakaalus nii Pärnus, Pärnumaal kui eriti Tallinnas, Harjumaal, Narvast peab rääkima, on ikkagi see klientuur, kes räägib puhtalt vene keeles ja et seda tehingut korrektsemalt läbi viia ilma probleemideta, siis tegelikult see, kes selle müügiga tegeleb, kes selle üürilandusega tegeleb, peaks oskama nii tavamõistes kui ka juriidilises mõistes vene keelt suhteliselt korrektselt. Siinkohal, kui sa ikkagi nüüd kinnisvara annad üürile kinnisvara, vene keelt ei räägi, võta endale juurde inimene, kes seda valdab ja need inimesed, kes seda kinnisvara tahavad, et ütleme nende osakaal siis suures osas laieneb. Ja elu on näidanud, et väga head ostjad, väga head üürilevõtjad on ka need inimesed, kes ainult räägivad vene keelt, nagu näiteks ukrainlased. Aga ma soovin siis ilusat jätkuvat suve algust teile ja nautige Eesti suve.